tere, Andres! Tere! Täna sa kandideerid taas kord esimeheks. Millised on sinu emotsioonid vahetult enne valimisi? No kõigepealt esimene emotsioon on see, et siin on hästi palju toredaid inimesi ja juba mõned minutid peale 10, kui ma saabusin, siin kihas kõik nendest, kes olid varem kohale jõudnud, see näitab seda, et see erakond elab ja see on väga hea emotsioon. Kuidas sa öösel magasid? Hästi. Millised olid sinu hommikused protseduurid? No tavalised kohvi joomine ja isegi väike võimlemine ja dušš. Ja korraks vaatasin ka need dokumendid ja õieti selle aruande kõne pisut üle veel. Aga eks ta on selline tavaline tööpäev ikkagi, poliitikul midagi teha ei ole, et siin läheb laupäevi, läheb pühapäevi, läheb suuremate ürituste peale, läheb võib-olla väiksemate ja pingelisemate ja ka selliste eelnõudega töötamise peale, et lihtsalt see elukutse on selline, et tänast päeva tuleb võtta kui ilusat pühapäeva, mis on meile kõigile ka pidupäev. Kui sa valmistasid ette kõne, siis kui palju vaeva sa selleks näinud oled? No ma ei tea, seda on raske öelda, sellepärast, et kirjapanemise ja eeltöö, et kui esimehe aruande kõnes on ikkagi juttu nendest saavutustest, mida Vabaerakond on suutnud, siis seda võib lugeda ju tohutuks tööks ja kindlasti ei teinud ma seda üksi. Selline kokkukirjutamise vaev ja ma arvan, et sellised kokkuvõtted peavad olema kirjalikult vormistatud, et see ei olnud liiga suur, aga vähekene nõuab süvenemist ikka, et mida võtta, mida jätta, millised märksõnad, et oleks kaetud nii need probleemid, mis meie sisemise arenguga on seotud, Eesti probleemid, aga tegelikult maailm on selline ja rahvusvaheline olukord on nii pingeline, et me peame tähelepanu pöörama ka sellele, mis toimub meie ümber. Et siin tuleb näha sellist tasakaalustatud tervikut ja see edasi anda erakonnale ja tegelikult kogu Eesti rahvale, kindlasti meie valijatele. Mis on esimene asi, mida sa teed, kui sa osutud valituks? Ma arvan, esimene asi on see, et tuleb rääkida juhatuse liikmetega, tuleb rääkida ka nende inimestega, kes võib-olla minu poolt täna ei hääleta, tuleb vaadata neid probleeme, mis meil on tekkinud. Osa on kindlasti üle võimendatud, aga osa on need, mille puhul esimees peab hakkama samme astuma ja kindlasti esimene samm on olla kõigi Vabaerakonna liikmete esimees, mitte selle poole, kes parasjagu mind toetas ja lõpuks need otsad kokku viia, et see on kõige olulisem, aga aasta suur märksõna on ikkagi see, et mis on need tegevused, mis viivad meid kohalike omavalitsuste valimistele. Selles osas on mul visandatud selline üsna konkreetne plaan ja eks ma pean seda erakonnale edasi andma ja arutame selle läbi ja hooga tööle. Kui sa võrdleksid Vabaerakonda mõne linnuga, siis mis lind see oleks? No ta on üks selline hea lind, kes lendab ringi karikakarde vahel, võib-olla ta on isegi mesilane, kes nende pealt oma sellist õienektarit kogub ja väga usinat tööd teeb. Aitäh sulle!